Tere hommikust! Tere tulemast kuulama 26. pühapäeva hommikukohvi koos Heike ja Kaiga. Tere hommikust, Aili! Tere hommikust! Ütleme enne, kui läheb jälle siin jutuks. Tere hommikust ka minu poolt. Ja tere hommikust minu poolt. Täna hommikul me räägime naistest ja naiste väest ja meil on külas Aili Puts, kes on praegu Hispaanias, jah? Just. Alicantel. Tervitused. Just, kui me hakkasime laivi minema, siis ma kuulsin, et siuke mõnus linnulaul on taga ja väga siuke eksootiline. Ja, need hommikud on nii imelised siin, et tahadki kohe vara ärgata ja siis kuulata lihtsalt seda päris elu, seda linnulaulu ja päikest ja siis sa vaatad ookeani ja nagu kõik see on nagu super. Ja ennem kui me lähme siis teema juurde, siis küsime selle traditsioonilise küsimuse kohe ära või juba kiirustan liiga ette või, Kai? No aga kutsume ennem inimesi ka meile tere ütlema, kutsume inimesi jagama, juba 8 inimest siin kommenteerib, mina ka kohe jagan oma lehele, et kui sa arvad, et see teema võiks puudutada sinu sõpru, siis jaga enda Facebooki lehele. Mina ka seda tegin, natuke näitan lihtsalt siin alla share ja jagadki. Ja ma ütlen korra ka, tere Aili, nii tore, et sa siin oled, et hästi põnev teema, sest minu, ütleme 90% mu klientidest on tegelikult naised ja ikka tuleb teemaks see naiselik vägi, see intuitsioon, milline siis on see õige naine, ta ikka peab nagu olema printsess Erne Teral ja nii edasi ja siis ma mõtlen, mina ei ole ju selline, et nii ootab põnevusega sinu lugu. Nii, ma arvan, et väga tore, Kai, jah, sest ma ütlengi, et Heikega ma olen tutvunud ja teinud natukene ka selliseid naiste asju, aga sinuga mul pole veel õnnestunud midagi koos teha ja näed, lõpuks on see võimalus, mida ma olen soovinud, et kõik, mida me soovime, ka saame. Ja, nii tore. Aga ennem kui me lähme tänase teema juurde, ennem kui me hõiskame välja selle üllatuse, mis oli minu postituses lubatud, ennem veel ma küsin Aili sinu käest, kuidas sina oma hommikukohvi jood? Ja, väga tore, selles mõttes, et ma valmistasin täna väga hästi ette ka. Mul on kohvi piimaga ja see muutub tegelikult ajas päris palju vastavalt ka siis minuga, selles mõttes, et vahepeal, ütleme, kui ma hakkasingi mõtlema, et kuidas ma üldse hommiku kohvi olen joonud, siis kunagi algas see ikkagi nagu 2 suhkruga ja rohke piimaga ja siis vahepeal käisigi kondenspiimaga. Nüüd on see läinud aina nagu, siis oli cappuccino, kunagi veel olin siis siin Siinos ka kohviäris, siis ma olin erinevaid kohvisi. Ja nüüd on nagu läinud hästi nagu tagasihoidlikuks must kohv, hästi vähese valge piimaga. Et see on ka mul siin täna siin ja muidugi mulle meeldib, minul on veel süge miks hommikul, et ma joon apelsinimahla ja kohvi. See on nagu mu magustoit. Ja. Väga äge. Nii. Räägime siis, meil on, ma lasen võib-olla Aili sinul ise välja öelda, mis üllatus meil kuulajatel on ja kuidas nad selle endale saavad. Ja, võime seda küll teha. Et mul on hea meel, et kuna täna me räägime siis naiselikust väest, siis on tulnud uued naiste väekaardid eestikeelsed ja nendega on päris tore lugu, millega ma arvan, et me täna ka siin ilusti pikemalt räägime ja loosime välja need naiste väekaardid ja siis ühed on veel sõnumikaardid. Nii et meil on täna siis 2 võitjat. Need on sellised inspiratsioonikaardid ja miks ma üldse neid kaarte või miks ma selliseid asju teen, on täpselt see, et see toetab ja mind on ennast väga palju aidanud minu siis, ütleme siis ettevõtja teel, et kui ma olen siis 10 aastat umbes tugevat ettevõtlust ja äri ajanud, erinevatel, ütleme siis elukutsetel, siis ma näen alati seda, et seda naiselikkuse nagu vägev vahest on vaja toetavat nagu pai või ütleme aga mõnda sõnumit lihtsalt, et alati ei ole võimalust ka sõbrannale helistada kohe, et ma võtan ühe nagu sõnumi, ma saan selle nagu mõttetera
ja ma lähen kohe edasi ja see on mind nii palju aidanud, et ma mõtlesingi seda, et mul kunagi olid laste oma inglikaardid, et siis kui lastele tegin, mul oli täheruum kunagi ja siis nüüd ma mõtlesingi, et nüüd on see õige aeg ja need tulid nagu nii nagu mõnusalt, et nad tulid kergusega ja näiteks sellesama pildi joonistas mul siis mu 15-aastane tütar. Et see oli kõik sellises loomises ja siin on mul paar sõbrannat pannud ka väikest, nagu et ma vaatasin, kuidas teistele naistele meeldib, küsisin tagasisidet ja siin on mul siis need, mis on need välgunooled, mis näitavad siis erinevaid neid tšakraid, siis see tuli mult ühelt sõbrannalt näiteks ja siis ma tegin alguses sellise, et see oli natukene tumedam, müstilisem ja siis mu teine sõbranna ütles, et kui naiseliku pilguga vaadata, ütles, et see on veidi natukene nagu liiga nagu tume. Ja siis me tegime selle heledamaks, et see on nagu loodud mitme naise poolt, et nagu see toimib ja ma näen, et juba praegu toimib, et selles mõttes, et loosime siis välja need ühed kaardid ja siis sõnumikaardid ja mis selleks tegema peab, on see, et kommenteeri, mis on sinu superpower. Näiteks ma võin öelda, ütleme nii, et mul on superpowereid päris palju, aga näiteks ma võin öelda ka seda, et üks asi ongi siis võib-olla superpower ongi, et ma lihtsalt teen asjad ära või näiteks, et ma kokkan väga hästi. Heegeldan ka. Nii et tegelikult kirjuta sina, mis on sinu superpower, siis Kai ja Heike saavad vaadata ja saavad ka natukene jagada siis, mis hommikused superwomanid siin jagavad meil. Ja siis lõpus, siis laivi lõpus, jah, teeme selle loosimise. Väga hea. Kas mehed saavad ka osaleda, äkki nad tahavad oma naisele kinkida neid kaarte? Kindlasti saavad ja tegelikult see ongi see ka, et ka mehed, miks ma seekord tegin ka niimoodi, et mul oli esimesed kaardid, kui sündis, et ma panin lapse oma inglikaardid, mis tuli välja tegelikult, et ikkagi need emad ju tegelikult ja pered lugesid neid lastele ette, et lapsed võib-olla alguses ei oskagi neid sõnumeid niimoodi tõlgendada. Ma mõtlesin, et oi, et oleks pidanud panema perekaardid ja nüüd ma panin naiste väekaardid ja tegelikult need naiste on ka selles mõttes, et hästi suurelt on see nagu väekaardid ja see naiste on siis heledamalt, et tegelikult ükskõik, kes seda vajab või seda sõnumit ja mis on nagu tore just seltskondades, ka need samad kaardid tegelikult toimivad ideaalselt, et minuga käivad alati kaasas käekotis üks pakk kaarte, ükskõik kuhu ma lendan. Vahest 2 pakki, seekord oli mul isegi 3 pakki ja seltskonnas on niimoodi, et kui naised saavad sõnumeid, siis mehed lõpus ka ütlevad, kuule, aga mis mulle see sõnum tuleb? Ja ma näen ka seda, et hästi palju jagatakse just minu siis koolkonnas, kus mul on siis õpilased, et nad teevad iga hommikuselt perega ja alguses see mees võib-olla vaatab niimoodi eemalt, et okei, on ju, ja järgmine kord ta küsib hommikul, et aga mis mulle tuleb? Ja see nagu hakkabki nagu ja siis õhtul nad võtavad selle teema kokku, et kas oli nagu, mis juhtus, kuidas läks ja see on nagu üks hommikurutiini osa siis ütleme niimoodi. Ja vahest on nagu väga head ideed, et näiteks ka, et teemegi sellise asja näiteks nüüd, et võtame meile tänaseks, meile nagu siis kõigile vaatajatele, et ma segan need kaardid ära praegu. Ma küsin vahepeal Heike käest, mis minu superpower on, Heike? Ma tahtsin sinu käest just küsida seda. Teil on nii palju neid. Ja see on see, et kiida ennast on ja hakka otsima, mis on hästi, mis on sinu, võib-olla ka mul on see positiivsus ja oskus leida lahendusi, et alati keskenduda lahendustele, et see võib-olla on üks minu superpower ja töökus, et ma teen hästi palju ise oma kätega ära. On võib-olla selline praktilisem asi. Mis sul, Kai? Ma arvan, et üks minu asi on julgus, et tõesti see, mis ma pähe võtan, siis ma teen, mind huvita, mis ja kuidas. Ja võib-olla ka see, et ma alati tahan näha seda praktilist meelt, et okei, et näiteks kas ütleme, et mul on lihtsalt need kaardid ja mis siis on, aga et ma võtan ja ma päriselt siis käitun selle järgi või ma viingi selle praktikasse, viingi ellu, et mulle ei meeldi lihtsalt sellised mingid uinamuina asjad kuskil, tee nii ja nii, ma tahan näha, kuidas ma saan seda igapäevaelus kasutada, sest kui ma lähen sealt laagrist ära, siis mul on kodus need lapsed, ma tahan teada, kuidas ma saan igapäevaelus, et võib-olla see praktilisus, et viia asjad praktikasse. Nii paljud inimesed vastavad juba ja me peame kindlasti aeg-ajalt kordama küsimust ka, eks? Vaatame, mis Ailil, mis kaart? Ja, ma tahtsingi öelda, et see on nagu nii nagu, ma ütlen, et need kaardid, ütleme nii, et ei saa kunagi nagu vale kaarti, et mõni ütleb, et et panen nii palju, eks ju, et võtan nii palju sõnumi kaarti, et saaks endale nagu hea kaardi. Ma ütlen, et alati on õige kaart
ja ei olegi vaja võtta 5 või 10 korda, et võtad selle ühe kaardi ja see, mis te praegu just rääkisite ja mida ka mina siis räägin ja millest me üldse räägime, on siis loovus. Ja see on kirekaart, see on elujõu kaart, naiselikkuse tšakra kaart, et me olemegi siin nagu praegu naiste hommik on ju ja siin on võta paber ja pliiats, lase loomingul juhtuda, kirjuta, joonista ja visualiseeri oma tõeline kunstiteos. Ja see on siis ka täpselt see, et sinu elu ongi tegelikult kunstiteos, et ei ole vaja mõelda, et ma tahan, ma ei tea, mida, aga pigem on see, et iga päev on kunstiteos ja mina ise isiklikult teen ka hästi palju plaani ja ma kirjutan nagu alati paberile, mulle meeldib ka teha arvutistööd, aga ma olen ikkagi vist see vanakooli tüdruk, et ma kirjutan alati siis ikkagi paberile, kriipsutan maha ja siis mul ongi tehtud ja joonistan hästi palju, kritseldan, küll ma ise joonistada nii hästi ei oska, aga teen nii, kuidas oskan ja ongi nii. Väga kihvt, super. Aga meil on tavaks saanud ka niimoodi, et meist Heikega kumbki natuke tutvustab meie külalist ja siis, et sa saad natuke iseenda kohta ka rääkida, et me muidugi väga palju saime juba sinu kohta teada, Aili. Aga ma arvan, et täna on Heike see, kes sind natukene tutvustab, sest tema tunneb sind grammike rohkem kui mina. Et mina natuke uurisin su tegemusi ja täna räägin tegelikult sinuga esimest korda. Nii et tutvustame siis natuke, kes on see Aili, kes meiega sinu täna vestlemas. Läbi minu silmade siis, kes on Aili. Kust ma alustan? Tegelikult ma Ailit ei tea väga pikalt, et meie esimene kokkupuude oli alles siin kas äkki 6 aega või paar kuud tagasi, ma täpselt ei teagi. Märtsis vist oli. Okei, paar kuud tagasi, kui Aili siis kutsus mind rääkima tänulikkusest nende vägevatele naistele, juuksurid siis kõik, eks ju. Ja siis ma tulin teile sinna rääkima ja ma nägin, kui vägevad naised on sinu juhendamisel siis nii-öelda, et tegelikult millise kogukonna sa enda ümber oled loonud ja minu arust on see nii äge, aga päris esimest korda ma vist sain sinuga tuttavaks ikkagi läbi Virge, ma arvan. Et see oli nagu päris esimene kokkupuude. Ega mul rohkem väga palju sinu kohta öelda ei olegi. Ma tean nii palju sinust, et sa oled suurepärane erakordne juuksur. Soengumeister pigem, jah. Nüüd olen soengumeister, ja koolitaja ja minul on olemas need väiksemad kaardid, mis siis näitasid, need inspiratsioonikaardid, mis sa mulle siis kinkisid, kui ma teile rääkimas käisin. Et hästi vägev, positiivne ja ma väga imetlen sind, et sa oled nagu selline hästi särav ja rõõmus alati ja selline positiivse ellusuhtumisega, et hästi soe inimene. Et rohkem ei oskagi midagi su kohta öelda, et laseme sul endal rääkida, mis on siis... Ja tutvustava meile natuke ennast. Proovin lühidalt, mul alati ongi see, et kui ma oma õpilastele hakkan siis rääkima, ehk siis soengumeistritele, siis öeldakse seda, et kui ma hakkan rääkima, siis on see, et rahvakunstniku võib kuulda tunde. Mulle meeldib inimestega suhelda ja ma arvan, just see ongi ka, et mis Heike ütles, et need naised kõik olid nagu nii juba nagu väge täis ja selles mõttes, et kuna ma ise olen siis teinud, ma arvan ka nagu teie, et läbi raskuste kõik need õppetunnid läbi ja sealt me saamegi need kogemused ja seda elutarkust ja siis seda nagu jagada. Et mulle meeldib väga, ma ütlengi, et ma olen ära tundnud, et minu elu selline eesmärk või siis see potentsiaal ongi nagu siis selles mõttes nagu valgustamine ja juhendamine ja suunamine ja muidugi ka õpetamine, sest ma olengi siis soengukoolitaja, aga soengukoolitaja siis need kaardid, eks ju, et tegelikult need kõik käivad nagu käsikäes, et ei ole ainult see, et ma olen nüüd see amet ja siis ma olen see amet, et tegelikult minu selline suurem ettevõtlus hakkaski siis umbes 10 aastat tagasi, kus ma siis kohtusingi siis Virgega, sest mul oli ka vaja ju head raamatupidajat, kui ma tahan kõik oma ideed ja ütleme siis mõtted ellu viia. Ja kuna ma olen loominguline, siis ega ei olegi väga selles mõttes numbri inimene, et kõike nagu sooviks saada, aga kuidas seda kõike teostada,
siis käisin läbi ise ka kõikvõimalikud koolitused, enesearenduskoolitused juba siis ja miks ma alustasin 10 aastat tagasi, siis tegelikult oligi see, et mu vanim laps oli siis juba nagu 10-aastane, et ma siis 20–30 ma olin siis nagu pereema, kus mul sündisid armsad 4 last. Ja siis mul hakkas ka see, ütleme nii, et see kodust endast välja nagu lendamine ja siis ma hakkasin nagu ennast uuesti otsima, sest ennem seda ma tegelesin tantsuga ja ka juhendamisega, et juhendaja ma olen siis kogu aeg olnud ja siis see 10 aastat on läinud enesearenduse ja kõige selles mõttes koolitaja teekonna siis nagu loomiseni. Aga sinna vahele jäi veel kõik sushi äri ja igasugused muud ärid, et kuidas saavutada ja jõuda oma täispotentsiaalile. Nüüd ma tunnengi seda, et mul on ka Facebookis siis nagu ütleme iluteenindajad, selline online school, kus on umbes 300 õpilast, iga nädalaselt nad teevad igasuguseid väljakutseid ja siis on muud sellised grupid ja ma ei ole siis nagu tegev ainult siis Eestimaa peale, aga kuna ma siis vahepeal enne seda ilusat aega, mis meil siin oli, olin tegelikult üldsegi Eestist väljapool väga palju, miks võib-olla ei ole ka väga paljud kuulnudki minust. Ma ei tea, nüüd ma suristan niimoodi palju ette kõike. Väga huvitav, aga ma saan aru, et sa juhendad nii juuksuri ja neid soengu teemasid kui ka siis, mida veel? Enesearendus ja mentorlus ja mis ongi see ka, et kui ma siis, mis minu nagu selline mõttetera või ma olen nagu väga tänulik just, mida teie praegu teete, sellepärast, et minul 10 aastat tagasi ei olnud nagu mentorit ja ma üldsegi ei mõelnudki selle peale, et mul oleks vaja mingit mentorit või kuidas see üldse asi käib, aga tegelikult see hakkas välja arenema, et ma ikkagi kuulasin väga palju just seda Virget, meie raamatupidajat, teie tuttavad head, ja ma sain alguses aru ka, et kui mulle ei meeldinud mingid asjad, et kuidas nagu neid asju teha, siis ma sain aru, et see kasvamine oligi selles mõttes natukene konarlik, aga nüüd ma olen nagu selle üle nii tänulik, et ma saan nagu jagada kellegiga ja neid mõtteid just, et vahel on vaja lihtsalt nagu hoopis teise ala inimest, kes siis ütleb, et realistlikult, et kas on okei või ei ole okei. Nii, kus me nüüd siis... Väga huvitav ja jääme täitsa mõtlema, Minul tekkis kohe küsimus, et sa räägid nagu, et kõike seda, mis sa oled nagu teinud ja mõtlen, et sushi äri ja juuksuri äri ja siis kaardid. Ja vahepeal oli ka siis selline heaolukeskuste Härum Keilas meil, kus me tegime siis joogat ja just need kaardid sündisidki siis, need laste oma väekaardid ja just selles mõttes siis oligi niisugune vaimne kasvamine hästi palju. Ja mul oli väga põnev ka siis kogeda ka igasuguseid koolitusi just nagu sellel alal, et nii igasugused nõialaagrid ja kõik sellised, et ma tunnen seda ka, et ma arvan üldse Eesti naised on reisides siis nagu välismaal hästi palju, nii Ameerikas kui Austraalias, ma ei tea, Mehhikos, Peruus, et see Eesti naine, ma arvan, on niivõrd väekas ja selles mõttes nagu ellujääja instinkt on nii suur, et me saame nagu igal pool hakkama ja ma ise tunnen, et me oleme nagu ikkagi väga 2 jalaga maa peal, võrreldes siis võib-olla ongi soojal maal, kus on kõigil nagu fiesta ja siesta kogu aeg, eks ju, et me oleme töökad, nagu Heikegi ütles, et meeldib tööd teha ja meile meeldibki tööd teha, et see on minust nagu nii suur nagu selline kaif, et me teostame ja tegelikult me olemegi õnnelikud, kui me teostame ennast. Kuule, aga Aili, räägi see lugu, kuidas sa välismaale said ja kuidas sa kõike jõuad? Ja, et kuidas ma siis sattusingi, tegelikult ma räägin hästi palju sellest välismaast, kuigi hetkel ma siis hetkel ei reisi, eks, et praegu ma olen küll siin puhkusreisil, aga see on ka nüüd pärast seda ilusat aega siis teine reis alles. Et muidu ma reisisin niimoodi, et kui kohver oli kodus, siis lapsed teadsid, et ema on kodus, kui kohvrit ei olnud, siis ema ei olnud kodus. Et sattusin siis tegelikult 6 aastat tagasi esimesele soengukoolitusele, kuna olin siis ise oma kodulinnas Keilas juuksur ja ma tundsin kogu aeg, et ma tahan midagi enamat ja ma hakkasin otsima siis endale õpetajat ja nagu öeldakse ka, et kui on õpilane, siis tuleb ka õige õpetaja. Ja mida mina muidugi teen alati, kui ma midagi tahan teada, siis ma lähengi Google'isse ja ma panin nagu, et kõige parem soengukoolitaja.
sest et mulle jäigi kooliajast ka just juuksuri kooliajast, et ma pidin nagu midagi tegema, aga mul ei olnud seda nagu õiget plaani, et kust üldse alustada ja ma olin alati siis oma asjadega niimoodi, et ma ei julgenud isegi postitada oma pilte, sellepärast, et ma tegin ära midagi seal, mõtlesin, et okei, las läks ära, klient on rahul, väga hea, aga enda see tunne jäi nagu puudu, et ma tahan alati tagasi saada. Mulle meeldib ka alati, et kui me jagame või kui te kommenteerite, see on ka meile nagu see tagasienergia. Ma õpetan seda ka väga palju just meie nagu naistele, sellepärast, et me oleme sellised tagasihoidlikud natuke Eesti nagu temperament, aga tegelikult kõik lähevad lahti, lihtsalt ongi vaja seda väikest nagu push'i ja need kaardid aitavad just väga hästi, just need kaardid, ma tunnen, et inimesed jagavad, nad jagavad isegi Instagrami storydes ja kõik see on nagu selles mõttes, me ise õpime ka ju tegelikult kogu aeg kasvame. Ja panin siis sinna interneti see world best here up to nagu teacher ja tuli Sharon Blaine, kes on siis hetkel 70-aastane ja temaga ma siis reisisin ja siis kui ma mõtlengi alati tema peale, et kuidas tema jaksab, kui mina vahest tundsin, et mina enam ei jaksa seal lennuki peal ja kõik need reisid ja asjad ja kui tema oma vanuses jaksas, siis ma mõtlesin, et ei, minul ei ole midagi veel siin öelda nagu, et ma olen ikkagi noor naisterahvas ja mul on veel seda jõudu ja jaksu küll, on ju. Ja kuidas tema see nagu see särts ja see õpetamine, et kui ma istusin esimest korda tema seal tunnis siis Londonis, reisisin sinna üksinda, see koolitus oli ka sellel ajal üüratult kallis, aga ma teadsin, et mul on seda vaja ja esimesed tunnid, mis mul oli vist tõesti suu nagu lahti ja ilatilkus ja kõik selles mõttes, ma olin nagu issand, et kus ma nagu ennem olen olnud. Ja ma olin esimesest pilgust nagu sinna nagu lummatud ja hakkasin siis tegema tööd tema õpetuste järgi, vaatasin kõik videod ära, kõik DVD-d, mis kõik võimalik oli, aasta aega tegi lihtsalt tööd. Ja kui ma läksin siis aasta pärast uuesti tema sellisele bootcampile, mis oli juba 4-päevane, selline no, tõsine tugev soengupurude selles mõttes ütleme proovikivi, siis seal tekkis selline, see oli siis Saksamaal juba, tekkis selline nagu switch, et ta teisel päeval küsis mu käest lõunapausil ajal, et kui ta Euroopasse järgmine tuleb, kas ma tahaksin tulla tema assistendiks. Ja no see oli selles mõttes minu jaoks nagu suurim nagu noh, ma ei saanud enam siis, mul süda ainult käiski kogu aeg, ma juba mõtlesin täitsa lõpp, et see ongi nagu see, mida ma olen oodanud, aga tuli muidugi palju enamat. Et siis ma julgen kellelegi rääkida Eestis, sest noh, alati on see, et öeldakse, et kui sa räägid ennem liiga palju, siis võib-olla ei lähe teoks, aga kui see lõpuks mulle need lennupiletid saadeti, siis oligi see. Ja juhtus, ma ütlen ka, et universum saadab meile alati vist selliseid nagu õppetunde ja väljakutseid, et mina läksingi Saksamaale, sest meil oligi siis järgmine Saksamaal see bootcamp 4-päevane, see keeruline asi, kus on vaja tegelikult kõik nukupeasoengud, need oli 12 tükki, ette valmistada päev enne. Ja siis me näitame järgmisel päeval nagu sellist demopäeva ja siis hakkab see nagu see õppe, nagu praktiline õpe. Ja Sharon Blaine ei jõudnud kohale, sellepärast tema lennuk hilines. Ja mina olin siis nende kastidega ja nukupeadega, aga kuna ma ei olin seda väga palju õppinud ja kui ma ei oleks nagu seda eeltööd nii palju teinud, ma ei oleks seda ära teinud. Aga ma tegin kõik need pead ära, terve päev ma olingi selles suures stuudios, Vella stuudios ja siis, kui ta jõudis järgmine hommik sinna stuudiosse, siis ta lihtsalt tegi lahti esimese pea, teine pea, kõik oli võrratu, sest et you are hired. Ja siis ta tahtis mind, et ma hakkaks üle kogu maailma temaga reisima ja rohkem ta mind lahti ei lasknud. Et me siis käisimegi põhimõtteliselt niimoodi, et meil olid umbes 3-nädalased tripid ja siis oli umbes 3 või 4 nädalat vaba ja siis ma olingi siis kui vaba olin, siis ma olin Eestis, koolitasin oma õpilasi, et ma tegin sel hetkel ikkagi väga palju tööd. Ja aga mul oli suur eesmärk ka, sest ma tahtsin ise saada ju suureks soengukuruks, kes ma nüüd ka olen. Aga see töö oli, ütleme, päris suur ja siiamaani. Aga just see, et uskumatuid lugusid on jah olnud, et kui ta soovib mingisugust näiteks soengupilti teha, siis ta lennutab mind Austraaliasse, me teeme selle ära ja siis ma lähen koju tagasi. Et see, kui vahest ka mõni mõtleb, et ta ei saa Tartust näiteks Tallinnasse tulla koolitusele, siis ma alati teen selle nagu, et ma sõitsin 16 tundi lennukis, et saada nagu oma tööpostile. Et siis see teeb need asjad nii nagu lihtsaks, et siis ongi see, et nagu kõik asi tundub viimase aja nagu, see pole midagi keerulist. Teeme lihtsalt ära. See
tundubki, kui sa räägid seda kõike, siis tundub, et siis tegin seda, siis läksin sinna, siis tegin seda. Jah. Eks ma olen palju sellest hirmust läbi ikkagi ka, et kui vahest mõelda ka, et kui ma seal stuudios olingi ja hammustada läbi see hirm, et kas ma saan hakkama või kas ma üldse oskan või kas ma tean, mida ta soovib, siis mul on alati selles mõttes selline väikene nagu nõks iseendale, et Aili, tee ja ma hakkan lihtsalt tegema. Et ma ei hakka kulutama aega enam hirmule, sest enne ma kunagi ka hästi palju mõtlesin, analüüsisin. See on tulnud ikkagi ka kogemustega usaldada ennast ja just see, ma ütlengi, see iseennast usaldada ja vahest ongi, kui ma ei usalda ennast või näiteks, et kas minna või mitte minna, võtangi kaardi ja kui ta ütleb mulle mingisuguse sõnumi, siis ma kohe selle endale tõlgendan selle, et ta toetab mind. Et siis ma jälle lähen ja siis vahest ongi see, et ei ole, et mõni küsib ka, et issand, et sa teed nagu nii palju asju või et kuidas sa julged nagu, et siis ongi jah, et nagu Kai ütles ka, et julgus, eks ju, et ega me ennem teada ei saa, kui me ei proovi ja tegelikult ka laval esinemine või suurel laval esinemine ikka tekib see, ma olen väga palju lavadel olnud, aga tekib niisugune nagu see kehareaktsioon või selles mõttes. Aga siis sa korraks hingad nagu ja lähed ja teed ja kui sa teed nagu oma asja, mis sulle väga meeldib ja sa räägidki sellest nagu, mis sul tuleb hinges, siis siin ei olegi tegelikult küsimust, et ma arvan, see ülemõtlemine, mis me ongi kõige suurem siis minu enda ka selles mõttes olnud vaenlane, siis ma enam lihtsalt ei mõtle üle. Võtangi ühe kaardi ja ütlen, et jess, teeme ära. Näitame neid kaarte veel korraks ja tuletame meelde, meil on 77 vaatajat juba ja tuletame küsimusi. Ja, et jagame siis, et räägi, et mis on sinu superpower. Olgu see siis ükskõik kokkamine, söögi tegemine, ma ei tea, kas või laste kasvatamine, sest kui sa teed seda asja, mis on sinu asi, siis see ongi kõige parem asi. Et selles mõttes ka, et kas, mis ma ise nagu ka õppisin ja ma näitan neid kaarte ka, need on sellised, siin on see õpetus ka veel ja mis ma nende kaartidega veel teen, kui ma nüüd Eestisse jõuan, siis ma hakkan tegema kontaktkoolitusi, sest siin on nii palju seletusi tegelikult, kuidas sa saad neid kasutada. Üks on sõnumikaart, aga teine on, ma tegin siin Zoomis ka 2-tunnist koolitust ja mul üks tagasiside oli nii hea, üks noor neiu kirjutas, et ta lihtsalt lahistas nagu oma pisarad välja, et ta sai nagu nii palju vastuseid, et saab ka aasta ringi panna, saab nagu oma küsimusi vastuseid nendega, et tegelikult see on väga hea abiviis just, et me võime käia psühholoogide juures, me võime ka ükskõik kus kohas, aga tegelikult mõnest sammust sa saad lihtsalt ise üle. Et minu jaoks on see nagu hästi suur asi, et see mind ennast aidanud ja nüüd ma siis õpetan, kuidas naised saavadki võib-olla selle hirmust üle, samamoodi selle võib-olla, et saavadki eneseusku juurde. Ja ma arvangi, et seal soengu mõttes on ka just see eneseusk tegelikult. Et mis jääb puudu, kui me kliendile tahame pakkuda, et ilusad soengud, sest naistel need juuksed on ühed tähtsamad nagu ikkagi, me näeme seda kohe, eks ju. Et kui sa käid näohoolses, sa paned ikkagi meigi peale, aga see soeng on nagu soeng, eks. Ja need juuksed on ikkagi ka üks väeosa, naiseliku väeosa. Ja kui on ikkagi halb juuksepäev, siis sa tunned, et ei ole see õige päev, on ju, te ise teate, eks ju. Või kui käite juuksuris ja ei ole see soeng, siis vahest ongi see, et ma teen oma pesu ära ja siis on see jälle õige tunne, on ju. Et see eneseusk, et meie kui siis ka ilutegijad saame pakkuda nagu kliendile seda illusiooni ja seda tunnetust, mida me saame koheselt ja tegelikult muuta. Teed õige laine või teed õige lokki, siis see tunne ongi nagu nii õige. Väga inspireeriv on sind kuulata, Aili, et täielikult vägev, et valid selle tee ja lähed ja oledki absoluutselt maailma tipuga koos, eks, et ma arvan, et see ongi üks asi julgus, aga see ongi see, et oled leidnud selle, mida sa tegelikult tahad teha, mis ongi sinu asi. Ma arvan, see on see hästi toetav. Aga lähme selle teema juurde veel lähemalt. Sa nüüd nagu rääkisid tegelikult, kuidas sa oma väge oled kasutanud ja väga võimas ja minu arvates ongi see, täpselt see ongi see, kõik on ju suhteline võrreldes millegagi, et jess, ma ei saa seal Tartust Tallinna tulla nii pikk maa, mis mõttes ma käisin Austraalias koolitusel, mis mõttes ma käisin Torontos koolitusel, et küsimus on, kas sa tahad, võib-olla see ei olegi sinu asi, äkki siis valiks teise asja või kas päris tahad, eks. Aga kuidas siis ikkagi, kas seda intuitsiooni siis kuulata või kuidas sina selleni oled jõudnud selle enda usaldamisele, selle oma väe usaldamisele, et sa päriselt teada, aga see ongi see, mis mina nagu tahan teha, sest
ma räägin ju väga paljude inimestega iga päev, enamus naistega, on ka mehed muidugi, kes tegelikult ei tea ja meestel on mõnes mõttes veel keerulisem, sest ühiskond on peale pannud ju selle, et sa pead siin pere toitma ja seda tegema ja nad ei saagi võib-olla minna oma südame järgi üldse, on ju. Aga et kuidas siis leida see ülesse, kuidas seda kuulata, siis seda intuitsiooni, et kuidas sa ikkagi selleni täpselt oled jõudnud? Jaa, selles mõttes, et ma alati ka näiteks, kui ma praegu üldse ütleme nii, et kui kunagi õpilased valisid mind, siis mul on selles mõttes juba väga hea, selles mõttes ma saan ka valida oma õpilasi. Ja kuidas ma oma õpilasi näiteks, et kuidas nemad leiaksid oma õige tee, kuidas mina olen leidnud oma õige tee. Et üks väga hea küsimus on, kui sa kaotad ajataju, mida sa teed. Kui sa teed midagi, mis sulle nii väga meeldib, et sa ei vaata isegi kella või on samamoodi, kui sa istud kuskil koolitusel näiteks ja see päev läheb nagu niimoodi. Kuigi see võis olla keeruline, raske, võib-olla sul on seal kodus veel mingid asjad, on ju, aga sa ikka nagu tahad ja sa tunned seda südametunnet. Et mõnel on kõhutunne, mõnel on südametunne, minul tekib kohe siia see tunne nagu, et mul on vaja seda nagu, et ükskõik, mis toimub ümber ringi, aga sa ikka teed. Et jah, kus ma nagu enne tahtsin võib-olla kuidas ma selle leidsin, seda oligi keeruline leida, sest ma käisin väga paljudel erinevatel koolitustel. Vahepeal ma mõtlesin ka, et kas see on okei, et ma käin nagu erinevatel, aga mina ütleks, et see on väga hea, kui sa käidki erinevatel aladel ja sa teed mitut erinevat elukutset kasvõi vahepeal. Just see, et leida see, mis on sinu see superpower. Sest et ütleme nii, et minul on see superpower, mitte see, et ma teen neid soenguid, aga mina tean, et minu superpower on see, et ma annan edasi. Ma nagu õpetan, et mulle meeldibki õpetada ja kui ma kunagi laps olin, siis ma tahtsin olla lasteaiakasvataja, mis ma kogu aeg ütlen, et tegelikult see ongi ju see. Ma ikkagi samamoodi annan edasi, õpetan ja kui nad tulevad mulle klassi, nad olen kui esimese klassi õpilased ja nad sirguvad sealt ja nad saavad jätkata minuga pikalt, et ei ole nii, et ma õpetan ühe asja ära ja mine ja nüüd tee oma asja. Aga see kogukond kogu aeg kasvab just sellepärast, et nad saavadki sealt seda eneseusku, eneseteostust ja eneseusaldamist, mis ongi see intuitsioon, sest et meile pannaksegi hästi palju neid, et tee seda või ole see või mis iganes, eks juba lapsena tegelikult. Et julgeda praegu ka, kui ma siis oma 4 last kasvatan siin suureks ja pesast juba välja hakkan saatma, siis on ka see, et vahepeal muidugi ma tahaks, et üks oleks see ja teine teeks seda ja ikkagi omad unistused või mingi, aga kui sa lased nagu täiesti vabaks ja usaldad elu, siis sa ise ka imestad, või mina ise imestan, et vahest ka, et oi, et ta saabki hakkama ja oi, mis anded sealt tulevad ja oi, et ma ei peagi enam isegi taskuraha andma enam ja kõik sellised asjad, et see on nagu minu jaoks nagu annab jälle julgust edasi siis seda nagu õpetada ja anda. Enne ütlesid, et sul on mingi crazy lugu ka rääkida. Ma vaatan, et aeg läheb nii kiiresti. Räägime selle crazy loo ka ära. Ja räägin siis crazy loo ära, kuidas tegelikult ka ma sain jälle just oma seda nagu väärtust ja seda powerit võib-olla juurde just oma karjääri suhtes. Et ma ei mäleta isegi, see oli siis 3 aastat tagasi juba, jah. Oli siis selline ringreis jälle Lõuna-Ameerika ringreisis Sharon Plainiga. Ja me lendasime niimoodi, et kõigepealt siis oli Peruu reis, kus me käisime siis sellel Machu Picchul. See oli muidugi juba üks hirmutav mulle just selles, et minu vastutada oli siis see vana proua, eks ju. Ja see kõrgus on ikkagi väga kõrge, kus me ronisime ja tal hakkaski natukene paha ja siis mida mina mõtlen, et ei, kõik peab olema, my watch peab olema kõik nagu perfect, on ju. Et saime siis selle meesterahva seal, kes on see guide leader, eks ju, kes on see giid siis oma umbrellaga ilusasti ja saime ta ilusasti elusalt tervelt ära, sest temal tekkis täiesti see rõhkude, see haigus. Ma ei tea, mis selle haiguse nimi ongi. Kui mägedes käiakse, siis tekib see õhuvahetuse see haigus ja et temal nagu tekkis see, mul õnneks ei tekkinud ja siis ma avastasin üksinda seda riiki, kõik seal on ju Peruud, tore oli. Ja siis me pidime lendama Brasiiliasse ja mis siis juhtus, oligi see, et kõik oli ihi ja ahaha, tulime sealt business launch'ist välja, lendasime ilusti, ma ütlesin nagu, et rääkisin, miks Sharon Plain ka naudib mind, ongi see, et ma olen selline positiivne ja annan talle seda elusärksu, mis tal ka võib-olla kunagi siis, kui ta noorena, ta ütles, et ta väga nagu meenutan teda, et selline, tead, et ikkagi selline, kruts käid täis naisterahvas, on ju. Ja
ja talle meeldib ka alati see Sauvignon Blanc, et siis me võtame ühe klaasi nagu veini ja kõik siukest. Ja siis me jõudsime Brasiiliasse ja anname passid. Ja mis siis juhtus? Juhtus see, et eestlastel ei pea olema viisat ja austraallastel peab olema viisa. Ja kuna tema siis need inimesed, kes siis seal Austraalia pool, tema reisikorraldaja ja siis tema siis reisi nagu siis korraldaja ei teinud ära talle viisat. Ja Brasiilias on hästi selles mõttes ikkagi kohe tuleb FBI ja käed rauda ja nii see juhtuski, et tal pandigi, et ta tahab siseneda ilma loata. Siis ta oli 68 ja ta ütleski, et see on temale ka üks selles mõttes, ütleme siis peatükk tema raamatusse, kunagi eluloo raamatusse. Ja mis siis juhtus, et meil oli tõesti nagu filmis, et me hoidsime käest kinni ja meid lahutati niimoodi ära, mind lükati sinna riiki ja teda lükati siis tagasi sinna kuskile 24 tundi ta oli siis kinni pimedas, ütleme selles mõttes nagu hotellitoas seal lennujaamas, ta saadeti riigist välja. Ja mis juhtus oli see, et mina pidin 2 päeva siis koolitust tegema seal San Paulos, kus oodati siis Sharon Plane'i ja mõelge, siis ma läksin siis seal hommikul. Esiteks mõtlesin, et no ma ei tea, tegelikult mul ju kava, kõik oli selge ja kõik oli nagu olemas, on ju. Aga just see tunne, et kõik vaatavad nagu niimoodi. Et noh, ootasime ju hoopis kedagi muud ja nüüd tuleb mingi blondiin sinna, eks ju, mingi nooruke võrreldes, eks ju, nad ootasid suurt superstaari. Ja selles mõttes, et kell 10 alustasin ja kell 2 juba saadeti siis Sharonile teade, et kõik on super, Airi on superstaar, et me oleme rahul ja ma koolitasingi need 2 päeva ära ja siis sõidutati mind limusiinide ja kõigega nagu sain ise elada seda superstaari elu ja sõitsin siis pärast tagasi Mehhikosse järgi Sharon Plane'ile ja seal me läksime edasi, aga see tõstis minu just neid panuseid, et ma ei ütlen seda, et ma ei ole võimeline tegema, aga ma just ütlesin, et okei, see on nüüd minu tund. Ma teen selle ära, teen nii hästi, kui ma oskan. Ma tegin ära, ma sain sealt väga head sõbrad, mul on nüüd Brasiilias selline kogukond, oma juuksurite kogukond ja selles mõttes, et kui ma praegu mõtlen, kui praegu nagu päriselt panna ennast sinna, kui ma ka pärast Brasiiliast Mehhikosse, sest seal on hästi palju niimoodi, et räägiti mul neid lugusid, eks ju, et sõrmus ei tohi olla, käsi ei tohi aknast välja olla Brasiilias, eks ju, et noh, lihtsalt lüüakse käsi maha, et selle sõrmus saada. Et siuksed asjad, et ma praegu, ma ei julgeks enam minnagi sinna, kui ma niimoodi mõtlen, aga kui sa oled selles seisundis, sa lihtsalt teed ja teed selle ära nagu. Et see on nagu selles mõttes ka minu kord võib-olla raamatu peatükk, mida kõike ma seal kogesin ja ka Mehhikos on vaja seda piiri ületada. Need piiriülesed on üsnagi selles mõttes ikkagi nad vaatavad, keda nad lasevad, keda nad ei lase, miks sa tuled, mis sa teed, mis sul kaasas on. Et mul ei ole antud nagu keegi sugust nagu ütleme õpperaamatut reisimiseks, sest mul ei olnud see kõik, see on nüüd tulnud sellega ja praegu muidugi ka noh, lähme siis reisile on ju, et see Euroopa reis pole mitte midagi ja kui praegu vaja kuskile veel lennata, siis, aga nüüd ma lihtsalt mõtlen, et kas ma üldse tahan kõike seda teha, aga ma kuidagi sattusin sinna keerisesse, see oli nagu selles mõttes täiesti nagu crazy lugu, ütleme nii. Nii et nüüd sa võid ise inimesi koolitadagi välja, kõigi kuskile reisile läheb, mis on sinna vaja, mis on sinna vaja, seal on see ja see, eks. Aga no üle ei tohi mõelda, see on jälle see, eks, et ei tohigi üle mõelda, sest kui sa hakkad üle mõtlema, siis tekibki see hirm ja no siis tekib paanika, et ma ütlen ka siin praegu olles, et kuna on praegu ikkagi need piirangud, siis minu lapsed tulid siis ka nagu omal käel esimest korda 3 väiksemad, et saada nagu siis õigesse, ütleme ikkagi väravasse, õigesse lennukisse, et me lihtsalt nagu siis ka tegime live-kõnena ja ütlesime, kus on vaja minna ja nad said hakkama ja see usk, et nendesse süstida, et te saate hakkama. Et mitte see hirm, et issand jumal, mis nüüd saab, on ju, aga ikkagi, et saavad hakkama ja saidki hakkama. Väga super, et kuidas me veel selle, tähendab tegelikult, mis ma ütlen, et küsi, meil on juba nüüd veel vaatajaid juurde tulnud, et Aili, küsi korra veel see küsimus, et meil on, ma arvan, veel 5 minutit aega siis neil kommenteerida, et saate võita Aili tehtud väekaardid. Jah, et sellised 55 väekaarti ja täna ma siis tahan välja loosida või ütleme, et teie abiga loosime välja, kes on nende omanik ja kes soovib veel neid ka saada, neid on võimalik saada, kui Facebookis siis naiste väekaartidesse sõnum kirjutada ja sealt juba läheb kõik kiirusti edasi, et kirjuta, mis on sinu superpower või mis sa arvad, kui sa ei tea isegi, siis mõtle täna,
mis on sinu superpower? Sest võib-olla me vahest teemegi mingid väga hästi asju, sest ma ise ka näen oma, ütleme, soengumeistrite grupis, et me oleme käsitöölised ja vahest üldse ei hindagi seda, et sa võib-olla kood sokki nagu nii hästi, et see on nagu väga imeline oskus tegelikult, aga see on selline tavaline asi, on ju, et võib-olla ka märkamine ja siis teised kaardid on siis need inspiratsioonikaardid sellised ja ma mõtlesingi, et kuna me pole pannud ka seda sõnumit, mis meil tuli, sest esimene oli meil siis see loovus, et ma ütlengi, et ma olengi väga loominguline, ma kõike võtan hästi loominguliselt ja mõtlen, et kui midagi keerulist või mingit suur idee, mul on praegu ka mõttes, mida ma sooviksin teha järgmine aasta, on ailibusshairshow.com ja seal siis ka tegelikult on praegu loomises selline suur soengufilm, mida pole siis minust mitte kuskil tehtud. Ja see on juba sellisel loomisel, et siis paneme selle sõnumi ka praegu, mis meil siis praegu tuleb. Ja näete, tuligi selline nagu tänulikkus, thankful. Et need sõnumikaardid, need väiksed on siis inglise keeles, sest et minu arust vahest on see ingliskeelne üks sõna, ütleb nii palju rohkemat. Aga jällegi, kui ma tegin nüüd need eestikeelsed naisteväekaardid, siis ma ütlesin tegelikult ikkagi Eesti naistel on vaja eesti keeles. Sest tegelikult see eesti keel ja see eesti üldse, kui ma praegu ka siis ütleme selle soengu kunstiga Eestit olen tutvustanud siis üle maailma, siis tegelikult teatakse juba väga hästi, kus see Eesti on, et alguses küsiti, et kas ma olen Iceland või Estland või mis landist ma olen ja minu see Sharon Plain arvas üldse, et ma olen kuskilt Venemaalt alguses, nüüd ta teab väga hästi, et ma tõin ta ise ka siia Eestisse, et ta käis siin Eestis ka koolitamas tegelikult. Väga kihvt. Super. Nii et kirjutage kõik, mis on teie superpower, et mis seal on siis, jagage mulle ka, mida keegi on kirjutanud. Pärast lugeda neid, siin on nii palju. Aga kindlasti pärast loe neid. Kas me jõuame veel, Aili, kas me jõuame veel kiiresti rääkida nende kaardide sünnilooga äkki ära või? Ma tean, et sa hakkasid 10 aastat tagasi nende peale mõtlema, nüüd nad alles on. Ja, ütleme nii, et 10 aastat tagasi ma hakkasin siis tegelema ka, ütleme siis see vaimse poolega, kus ma siis väga palju ka tegin siis Toreeni kaardi, mis on need Ingli-Taro kaardid ja kõik sellised asjad. Ja ma imetlesin neid kaarte, sest ma ütlengi, need sõnumid aitasid mul kogu aeg viia ka nagu edasi ennast just selles mõttes ettevõtjana. Et üks asi oli see, et ettevõtluskoolitustel oli alati see, et pane endale eesmärk, ma ei tea, 10 000, 100 000, kõik. Ma tundsin, et see ei ole nagu minu. Ja ma tundsin pigem seda, et mul on see, mitte need numbrid, aga just see loominglus ja teostus, et kui ma teen mingid asjad enda jaoks ära, näiteks ongi kaardid, et ma tegin laste oma kaardid, see andis mulle need eesmärgid ja siis mul tekkis hoopis see, et ahah, ma võin teha küll selle ära. Ja siis ma mõtlesin järgmise asja, need koolitused ja kõik, et võib-olla ka miks ma tunnengi, et ma tahan ka jagada just seda kaartide teemat just, et ongi see ka, et need võivadki olla need lihtsad kaardid lihtsalt, mis on sinu edulugu võib-olla või et mis on sinu lugu üldse, mis annavad sulle järgmise nagu mõtte edasi minna, et või see võib olla mingi tegevus, et see ei pea olema just see, et me kõik oleme nüüd näiteks, ma ei tea, miljonärid või et me oleme kõik näiteks seal, et ma ei tea, ärikurud on ju, et mis on sinu, et minul ongi see loomingulisus, et ma teen väga uhke soengu ja see on suur kunstiteos. Või et ma teen selle kunstifilmi, et see on sinu kunstiteos. Ja 10 aastat tagasi ma mõtlesingi, et kui need esimesed kaardid tulid, siis muidugi see oli esimene, iga kord on esimene see kõige keerulisem või see kõige raskem või valusam. Siis ma mõtlesin, mulle ei meeldinud seal see ja mulle ei meeldinud see, süsteem toimus, kõik nagu toimis, aga just see, et kuidas nagu edasi anda ja võib-olla seda lugu rääkida, siis praegu kui ma nüüd tegin need, siis vahepeal on tekkinud sellised nagu väiksed need inspiratsioonikaardid, need on mul juba teine selline väljaandmine ja nüüd ma tundsingi, et võt, see vägi aina kasvab ja kasvab, mida ma tahaksin nagu jagada ja see lugu on nagu niivõrd palju nagu ütleme siis suurem ja mahukam ja mahlakam, et nüüd on siis need kaardid ja need kaardid siis tulid ka et see tunne, ütleme nii, et kui ma oleks vaadanud seda ajaressurssi, siis see oli kõige kiirem aeg tegelikult, kõige kiirem koolitusaeg, et olid kõik online koolitused mul seal soengupurus. Aga see kõik sai teoks tegelikult nii, et kuna peas oli jälle olemas, süsteem oli olemas,
ma tunnen igat kaarti, miks see kaart nagu, miks see sõnum tuli või et miks need värvid tulid, et näiteks ka, et kui ma võtan siit näiteks sinise kaardi, sinisene kaart tähendab seda, et on need välgunooled ja siit on siis justkui nagu see naise, ütleme, niisugune figuur väljas ja ära anna alla, siis tegelikult see ongi see hirmukaart, sest sinine kaart on siis nagu ka, ütleme siis, annab teada kõik, mis toimub meil peas. Et iga kaart siis nagu tegelikult ka tähendab midagi ja siis ma teangi, et ahah, okei, kui ma saan selle kaardi ära anna alla, järelikult hirm mind natuke näpistab, tegelen selle hirmuga, hingan välja ja lähen edasi. Just selline lugu. Väga tihti. Ma hästi imetlen inimesi, kellel on selline loovus nagu välja mõelda, just niimoodi oma kätega teha, et see on minu arvates hästi vinge. Et mul on väga hea meel, et sa tulid siia meiega oma lugu jagama. Teeme selle loosimise, et ja ei pea muretsema, et neid kaarte millal küll kätte saab, et Aili on Hispaanias, tal on olemas siin inimene, kes Eestis neid posti paneb, et saab kiiresti. Yeah. Heike teeb seda, temal tuleb see alati paremini välja kui minul. No nii. Ja me teeme siis niimoodi, et ma hakkan siin scrollima seda, mul on telefon, siin hakkan scrollima seda nimekirja, siis sa võid mingi hetk lihtsalt stopp öelda ja siis kelle nime peal meil seisma jääb, siis see saab. Aga loosime kõigepealt välja need inspiratsioonikaardid ja siis võtame need kõigepealt. Et mina juba scrollin, ma ei vaata samal ajal, et siis sa lihtsalt võid öelda mulle. No stopp. Liis Oja on võitnud need kaardid. Ma loen ette ka, mis tema superpower. Minu superpower on küpsetamine. Mulle meeldib kooke teha. Palju õnne sulle, Liis. Ta ei ole mu sugulane, ta on lihtsalt perekonna nimi Oja, aga ma olen taga kohtunud, ma olen taga rääkinud, ta on osalenud mul mõnel kursusel ja palju õnne, Liis. Mul on väga hea meel sulle. Ja, Liis ei sugulane. See mina olen mõelnudki selle peale, see võiks mingi küsimus olla. Nii, ja teeme nüüd teised kaardid ka. Ja stopp. Nii, Kaisa Vahtmäe. Ma tean ka. Mina ei tea üle võõras nimi. Nii, ja Kaisa superpower on siis, minu superpower on küpsetamine ja lastega tegemine. Just. Meil on siin täna palju häid kokkasid ja küpsetajaid koos, kes on kommenteerinud. Palju õnne kõigile võitjatele ja kes võtab ühendust? Ja, et võib minule kirjutada otse tegelikult ja panna lihtsalt smartpost ja e-mail. Ma niikuinii. Ja ma kirjutan ka niikuinii Liisile ja Kaisale ja kuidas Liis soovib neid kätte saada. Ta tegelikult, kas ta on Eestis ja küll me siis uurime selle välja ja Kaisale tõesti palju õnne, et Kaisa koos oma elukaaslasega oli mu meistriklassis ja kuule, Kaisa, see on mingi värk. Et hästi vägevad noored inimesed mõlemad, Liis ja Kaisa, palju õnne teile. Ja kes veel soovib, siis võite Instagramis ka naisteväe kaardid ja Facebookis samamoodi. Ja olen avatud igasugustele pakkumistele, sest et vahest sünnibki mingist asjast hoopis midagi muud, et ka see praegune uus filmi see projekt siis, mis on nagu vaikselt käivitumas, see on ka niisugune, ütleme, pooleaastane projekt, siis tegelikult ma tean, et neid inimesi, kes minu teele tuleb, on väga palju uusi, nii siis selles mõttes, et üks asi on soengu teema, mida ma teen, aga tegelikult ongi need naisteväekaardid ja filmimehed ja primeerijad ja modellid ja kõik need inimesed ja kõik see olu, ütleme nii, on tegelikult ju kogu aeg uuenemas ja uued uksed avanevad alati, iga päevaga. Väga nagu täna meil siin. Ja ma pean ühe küsimuse küsima, kas selliste pisikeste juustele ka soenguid oskad teha või? Oi, see on igasuguseid ja tegelikult ongi see soengu, ütleme see soengu kunst, mida siis mina nagu edasi annan ja õpetan, ongi see, et tegelikult sulle saab kas või täna teha juba võib-olla sellised juuksed, pikad juuksed, seepärast tegelikult ongi see, et mida Eestis väga ei olegi nagu tehtud, ongi tehtud, et näiteks öeldakse, et sul ei ole nagu neid juukseid, me ei saa teha.
siis mina õpetangi seda, et kuidas saab teha, et me saame alati igast lisasi panna, me saame mõelda plaani, kuidas seda teha ja just seda julgustamist ka, ütleme siis juuksuritele, et nad mõtleks välja selle plaani ja see ongi see ja ma arvan, et ka mõne aja pärast hakkab tulema ka see jällegi see paruka ja siis soengu, ütleme selliste elementide lisamine soengut siis ka salongides. See on minu üks teema, mis teeme varsti. Kes siin on juuksurid ja tahate mingit vägevat koolitust edasi arendada, palun pöörduge Aili poole. No, kes on õppinud? Paneme kindlasti siia Aili kõik need lingid ja asjad ka, et saate tegemistele minna kaasa elada Facebookis, Instagramis. Et mulle tundub küll, et see on nii põnev, et minge jälgige Ailit, et hakkab mingeid huvitavaid asju juhtuma. Ja, kõik lingid paneme siia, et te saate hoida Aili tegemistel silma peal. Ja, et mul ongi ka, et praegu ma küll nüüd puhkan selle juunikuu, aga juulis juba alustan siis ka oma soengumeistritega ühte sellist suvelaagrit, mis meil toimub Saaremaal, kus me teeme ka igasugust soengukunsti ja siis samamoodi siis sellist kaardiväestamist ja naiseväekunsti ja siis augusti lõpus alustan siis oma suurema koolitusega, mida ma teen siis aastas korra, on selline 3-kuuline art class, nagu siis kunstiklass ja seekord ma teen juba art class 6. Nii et see on ka läinud niimoodi käima ja Eestis on juba päris palju häid selliseid soengukurusid. Väga rõõm kuulda. Ja. Suur aitäh sulle, Aili. Aitäh teile. Aitäh, Heike, sulle ka. Aitäh kõigile, kes meid kuulasid, aitäh kõigile, kes te kommenteerisite ja kohtume juba järgmisel pühapäeval. Ja kohtumiseni. Tšau. Aitäh ja täiega.